Täna algab ettevõtluskonkurss Ajujaht 2010. See on mõeldud noortele, tarkadele, toredatele inimestele, kellel on hea äriidee ja kellel napib raha selle teostamiseks. Tere hommikust, Kadri, ja tere hommikust, Martin. Alustame, Martin, sinust. Sina oled Ajujaht 2009 võitja. Mis see suurepärane idee oli, millega sa sinna tippu jõudsid? Meie meeskonna idee oli luua kalakasvatussüsteem, mis põhineks umbes taolistel traadite sensoritel. Ja siis spetsiaaltarkvaraga töödeldakse neid andmeid, mis seal saadetakse ja siis aitab selle võrra nagu kalakasvatajal paremini mõista, mis tal toimub kalakasvatuses ja siis selle võrra siis väiksemate kuludega rohkem kala kasvatada. Pidite te palju oma meeskonnaga vaeva nägema, et jõuda siis tõepoolest selle parima idee tiitlini? Jaa, üsna palju ikka, Teised ideed olid ka väga head, tähendab see seda? Teised olid ka väga head. Oma selle äriplaaniga me üsna ikka viimase hetkeni töötasime. Üsna hommikul vara 5 juba. Ja praegu sa tunned, et see raha, mis sellega kaasnes selle konkursiga, on läinud täiesti asja ette? Jaa, on küll. See läheb meil prototüübi arendusse. Nii et töö käib, asi edeneb? Töö käib. Kadri, täna on see päev, kus kuulutatakse välja siis Ajujaht 2010, ehk siis te ootate taas noori inimesi oma ideedega, et anda neile raha, et nad saaksid oma ideed ellu viia. Just täpselt nii see on, et meil on siis 3. aastat algamas ettevõtluskonkurss Ajujaht ja ma arvan, et sellises reklaamifaasis räägivad kõik rahast, aga kui see programm on läbi ja kui võitjad on välja kuulutatud, siis tegelikult räägivad kõik sellest kontaktidest ja teadmistest ja know-how'st, et selles mõttes, et see ei ole ainult raha, mida me jagame, et me jagame ka väärtuslikke teadmisi, kontakte ja üldse sellist arenduspoolt ka sinna juurde. Kui palju te peate seda vaatama või selle eest seisma, et tõepoolest, kui see hea idee nüüd on saanud selle auhinna raha, see raha läheb ilmselt jagamisele, see 1 000 000 krooni. Tavaliselt nii on, et ühte sellist väga head pärlit ei ole, et kõik kogu raha ühele inimesele läheks. Te jagate selle raha, et see tõepoolest siis ka asja ette läheb, et see hea idee hiljem ka töös on. No ütleme niimoodi, et meie üritame süstida ettevõtluspisikut noortesse ja seda eelkõige eeskujude kaudu. Ja et need eeskujud saaksid endal tuule tiibadesse, siis sellepärast tegelikult need osad saavadki võib-olla veidi rohkem just ka raha ja kontakte. Ja see, kui nad võib-olla natuke aega arendavad ja saavad teada, et see idee ikkagi ei ole võib-olla see, millega nüüd maailma vallutada ja lähevad, teevad midagi muud, siis me oleme sellega ka ülimalt tagasi ei küsi? Ei, me ei küsi raha tagasi, sellepärast, et meie investeerime ikkagi eelkõige inimestesse, et ideed tulevad ja lähevad, aga inimesed, kes selle peale tulevad ja kes need ära teevad, et need on meile olulised. Martin, lühidalt, tasub konkursil osaleda, kui on idee olemas, aga peab olema hea idee, eks ole? Ei pea. Ei pea? Kindlasti tasub osaleda, isegi kui idee nii hea ei ole. Kadri, täna antakse avapauk. Mis kuupäev on see, kui enam ideid esitada ei saa? Täna antakse tõepoolest avapauk ja ideede esitamise tähtaeg on 2. november. Ja siis me korjame kõik need ideed kokku, me hindame nad ära ja ma arvan, et kuskil detsembri keskel on meil teada, kes on need 20 kõige paremat ideed selle aastal. Ja nemad siis läbivad 3-kuulise arenguprogrammi, aprillis nad esitavad oma äriplaanid ja maikuus me siis jagame laiali oma selle aastase 1 000 000 krooni, mida me oleme tegelikult ise leidnud erinevate organisatsioonide ja ettevõtete käest, et meil on hästi palju toetajaid selle programmil, kes reaalselt raha välja käivad. Teil on ka selline inspiratsioonivoldik või väike raamat välja antud, mis on väga tore. Jah, me üritame just läbi eeskujude inimesi motiveerida ja seal on ka 27 eeskuju siis välja toodud. Seal hulgas Martin. Selge. Aitäh, Kadri ja Martin, ja tänasest alates kuni 2. novembrini võite te kõik oma head ideed saata siis. Just, aitäh. Ja nüüd on meil hetk hingetõmbe aega ja seejärel läheb juba tennise jutt.